Kesk-Läänemere Interreg 4 programmi raames algatati regiooni ettevõtlikkuse ja innovatsioonivõimekuse tõstmiseks projekt Into Practice. Projektis osalevad 4 riigi 9 regiooni. Lääne-Virumaal on projekti partnereiks Lääne-Viru rakenduskõrgkool ja Rakvere ametikool. Rakvere ametikool on maakonna ainuke kutseõppeasutus. Koolis saab omandada ametioskusi 14 erialal kokast autotehnikuni. Lisaks pakutakse täiend- ja ümberõpet täiskasvanutele. See, et me ettevõtetega koostööd teeme, on meie üks suurimaid prioriteete. Esiteks saab see õppija oma reaalse kogemuse, teiseks on meil olemas väga head partnerid. Ajoses on käinud praktikal Rakvere ametikooli poisse päris pikalt. Noored näevad seda remondi poolt ja sama palju, ma arvan, eks nad, kui nad siin majas liiguvad, kuulavad ka juhtide igapäevast elu. Põhiasjad meil on suured autod. Peaks nagu noortel nagu huvi selle asja vastu olema. Siin tööd ja leiba peaks nagu jätkuma. Me lähtume täna sellest, kui õppija tuleb, siis ta saab kõik algteadmised ja ülevaate tänapäevastest tingimustest antud valdkonnas, antud ametis. Ja kui ta läheb veel ettevõttesse, siis ta saab ju öelda, et aha, ma olen seda näinud, ma olen seda poolt kuulnud, ma olen seda ka katsunud. Lääne-Viru rakenduskõrgkoolis õpetatakse ärijuhtimise, majandusarvestuse, sotsiaaltöö ja kaubandusökonoomika erialasid. Keskhariduse baasil majandusarvestuse, väikeettevõtluse, ärikorralduse, sekretäritöö, müügikorralduse ja majandusinfo töötlemise erialasid. Majanduserialasid õpetatakse koolis aastast 1957. Praktika osatähtsus on meil väga oluline. 30% õppemahust. See tähendab seda, et meie kooli lõpetajad mitte ainult ei tea, vaid nad ka oskavad asju teha. Ja see on tänu sellele, et nad läbivad praktika. Kaubanduse valdkonnas me oleme ainukene kõrgkool, kes üldse kaubandust kõrghariduse tasemel lõpetab. Ja kindlasti on oluline see, et kus on meie kool. Meie kool on Virumaal ja me oleme mõisakool. Meil on unikaalne õpikeskkond. Traditsioonid, kus on koos ka kaasaegne õppimiseks vajalik. Me oleme ise valmis ehitanud sepikoja, kus siis meie õpilased käivad, õpivad, aga samal ajal me viime sinna ka Rakvere linna teiste koolide õpilasi, Rakvere põhikool, Rakvere reaalgümnaasium, saab ka ise valmistada. Kas siis naela, hinge, luku, eile näiteks poisid valmistasid lehma, köie, vaiu, millega siis lehma viia ühest kohast teise einamaa peale, et ta ei läheks jooksujärvi aeda tegema. Mis meil tänava käsil on meeste tantsupidu 2, kus siis tuleb kogu see meeste vägi, kes esineb, ära toitlustada. Samuti pakume neile ka oma ühiselamus, ööbimisvõimalust. Ettevõtja suudaks konkurentsis ellu jääda, nõutakse tema käest ja oodatakse sellist innovatsioonivõimekust. Ehk siis see tähendab seda, et innovaatilised peavad olema tema töötajad. Aga selleks, et need töötajad oleksid innovaatilised, nad peavad omandama teatud pädevused, mida on võimalik saada koolist. Ehk siis läbi meie õpetamise, õppemeetodid ja sellest, kui innovaatilised ja loovad me ise oleme, kuidas me suudame seda õppijale edasi anda, sellest oleneb ka tegelikult meie ettevõtjate, ettevõtete ja kogu majanduse käekäik. RMK Sagadi metsakeskus on olnud praktikakohaks rakenduskõrgkooli üliõpilastele. Sagadi mõisa teeb eriliseks külastajatele pakutava tegevuse paljusus. Mõismuuseum, metsamuuseum ja looduskool viivad läbi erinevaid õpetuslikke ja meelelahutuslikke programme. Heaks näiteks on kunstnik Helle Väärsi seenepaberi programm. Tore toode, mida me pakume klientidele siis õhtuseks tegevuseks, pakume seda õpilasgruppidele. Seenepaberist on võimalik teha sellist seinamaali, et see seenepaber on nüüd ainult seentest tehtud. Võimalik teha postkaarte, kaardidekoratsioone, selliseid väikseid kaunistusi. Programm ise on siis selline, et inimesed tulevad siia, kõigepealt me viime nad metsa, näitame neile, millest seda seenepaberit tehakse. Kasekäsnak, mis on nüüd kõige parem seen siis selle seenepaberi tegemiseks. Kõigepealt korjatakse need seened kokku ja tehakse nendest seentest mass, pressitakse alla ja ta kuivab ööpäeva kindlasti, et sõltuvalt nüüd sellest, et kui paks see seenepaber tuleb.
kultuurihuvilistele klientidele on meil juulikuus öömuuseumid, mis on juulikuu igal kolmapäeval ja öömuuseumis on siis võimalik kuulata ühte põnevat loengut ajalooteemadel ja siis lisaks sellele peale seda nautida ilusat kontserti. Meie selliseks väikseks armsaks eesmärgiks on, et me tahame, et kõik külastajad, kes siia Sagadi mõisa tulevad, lähevad mingi tarkusega siit ära, et mis me näiteks pakume klientidele on linnulaulukoolid ja see on hästi vahva vaadata, kuidas inimesed lähevad hommikul kell 7 välja ja nad tulevad tagasi ja nad on väga-väga elevil ja nad on tunni ajaga saanud nii-öelda nägijaks ja kuulijaks, kuigi nad kasutavad täpselt neid samu meeli, mida nad kasutasid siia Sagadisse tulles. Õppejõudude poolt on asutatud mittetulundusühing Mõdriku Arendusselts, kes siis oma missiooniks on võtnud kogu kooli ja ka Mõdriku arendamise. Mõdriku Arendusselts tegeleb kooli ja kohaliku kogukonna arendamisega läbi erinevate projektide. Sotsiaalvaldkonnas on korraldatud koolitusi ja suvekoole, sealhulgas seminarid eakatele ja sotsiaalse ettevõtluse teabepäev. Igal aastal korraldab Lääne-Viru rakenduskõrgkool äriplaanide võistluse. Parimad pääsevad osalema rahvusvahelisele äriplaanide konverentsile. Üliõpilased on võistlustelt kaasa toonud mitmeid, sealhulgas innovatsioonialaseid auhindu. Arendusideeks on rajada varm, mis eelkõige on mõeldud Eesti agija treenimiseks ja õpetamiseks, pakutavad tegevusvõimalused, koolitused koertele ning lihtsalt meeldiv puhkus looduses. Klientideks oleks nii Eesti agijakasvatajad, kõik Eesti jahimehed kui ka jahituristid ning ka fotojahihuvilised. Kreeka tark on ütelnud, et usalda tänast homsele jätta teatud reservatsioon. –1992 aastal pidid Toivo ja Anne Hallik otsustama, kuidas oma suurele perele leib lauale tuua. Sündis perefirma Aktsiaselts Hallik. Nullist alustanud ettevõte rakendas kohe innovaatilisi ideesid. Toodete viilutamine oli 90. aastate keskel uus asi, samuti väikepakendis saiad ja koogid. Tootmises kasutatakse kaasaegseid lahendusi. Desinfitseerimine ultraviolettkiirgusega, infrapunakiirguse kasutamine küpsetamisel ja pakendamisel, eesmärgiga saavutada pagaritoodete pikem säilivusaeg ilma lisaaineteta. Ehk siis tegelikult mõte oli olemas, et me teeme väike saiu ja pakume seda siis turule. Kes meil siis seda teeb? Minu vanemade Marika on selline kunstilise kallakuga ja selline süstemaatiline mõtleja. Väike õde Kaja on ilus ja mina olen lihtsalt tark. Need on olulised komponendid, et aru saada, kuidas see innovatsioon töötab. Aga siis võtame selle Marika, kõigepealt hakkab pihta tootele, et sa teed ühe pildi ja sa joonistad paberile selle tunde. Me joonistasime selle ära, see tekitas sooja mõnusa tunde ja siis me läksime kliendi juurde. Võib öelda, et me oleme tegelikult tänasel hetkel turul selgelt teatud toodetega turuliidrid. Me oleme kindlasti täna esimesed sellised Ciabatta tootjad, toote kuju ja siin on sellist kunstilist lähenemist. Seda me saame ise anda oma oskuste läbi ja läbi selle siis luua innovatsiooni. Tänasel hetkel me oleme üks vähestest Eesti toidutootjatest, kes on läinud oma kaubamärgiga siit samast Virumaalt, eks ole, siit nurga tagant vasakule paremale, need Paldänava poisid Rootsi turule, mis on tõsise suure väljakutsega, pikkade traditsioonidega. Selles projektis osalemine on üks selline nüanss, kus siis tegelikult otsida selliseid võimalikke koostööpunkte ja näha, et kas me mingisuguses koostöös võime saada endale lisandväärtust. Meie koolist tulevad, nii nagu ka kõikidest teistest rakenduskõrgkoolidest, teadmiste ja oskuste ja juba ka kogemustega lõpetajad. Et see on tööturul täna väga oluline. Projekti raames on läbi viidud huvitavaid koolitusi, rahvusvahelisi koostööseminare ja kõiki regioone hõlmav innovatsioonialane uuring. Projekti tulemusena valmivad innovatsioonialased õppematerjalid, samuti käesolev film. Innovatsioon saab alguse väikestest asjadest.